Tere päevast! Mina räägin siis nagu öeldud kirjastajate vaatest. See põhineb osaliselt tõestatud numbritel, osaliselt kõhutundel ehk siis eesti keeles öelduna väljamõeldistel ja natukene sellisel lihtsalt võib-olla kogemusel, et olen töötanud kirjastuses aastast 1999 ja võib ainult kinnitada väga palju seda, mis on juba täna öeldud, et lugemine ja seehulgas ka kirjastamine on muutunud selle ajaga. Nii et võtame siin alguses mõned sellised üldistavad numbrid. See näitab nüüd seda valitud aastate lõikes, et kui palju on iga aasta eesti keeles ilmunud nimetusi. Julge neid raamatuteks kõiki nimetada, aga nad on nimetused, millele on võetud ISBN. Ja siis palju on selle aasta teadaolev summaarne tiraaž. Nii et siin on võib-olla huvitav näha sellist vastuolu, et ütleme selline üle võimete elamise aasta 2008, see tase ongi jäädavalt möödas. Et ükskõik, kas me räägime siis sellest nimetuste arvust 4700 või summaarne tiraaž 7 miljonit. Sest sellest 7 miljonist me oleme siis nüüd tulnud 15 aastaga või mis ta nüüd on, 2,8 miljoni peale. Need numbrid kindlasti veel kukuvad see aasta, et selles ma ei kahtle. Nimetuste arvu sees ma usun, et neid, mis on päriselt raamatud, kui niimoodi tinglikult öelda. Ma arvan, et need raamatuid sellest 3700 on tegelikult võib-olla umbes pooled, sest seal on ka igasuguseid imeasju. Siis nüüd järgmine number on natukene spekulatiivne, aga päris huvitav. See näitab nüüd seda, kui palju on erinevatel aastatel raamatuid, mida on müüdud sel konkreetsel aastal rohkem kui 1000, rohkem kui 2000 ja rohkem kui 3000. Ja nüüd me näeme siin, et 2012. aastal üle 3000 eksemplari müünud raamatuid oli 235 ja möödunud aastal oli neid 90. Ja kui me nüüd võtame siit veel sellise summaarse numbri, mis on ka natukene kahtlane, aga ta midagi siiski näitab, 2011. aastal top 100 müüs kokku 300 000 eksemplari, 2023-2024 oli sarnane suurusjärk kuskil 190 000. Kolmandik on kadunud selle vahepealse 12 aastaga. Ja niimoodi nalja mõttes ma võin öelda, et sellest 190 000 20 000 olid Chuck Norrise anekdoodid, nii et igaüks võib ise järeldused teha. Siin on nüüd selline ka natukene tinglik kirjastuste tabel selle järgi, kui palju nad on nimetusi välja andnud. Aasta siis 2008, viimane kriisieelne aasta, 2009, kui kriis tuli suure latakaga sisse ja siis nüüd siin 2018 ja 2024. Nii et kusagil on umbes 6 kirjastust, kes avalduvad üle 100 nimetuse aastas. Seal on natukene metoodilisi küsimusi, et mis on kordustrükk, mis on uus raamat, et selliste asjade üle võib vaielda. Statistiliselt väga huvitav, et öeldakse, et käibe järgi mitte ükski Eesti kirjastus ei ole isegi mitte väikeettevõte, vaid nad on statistiliselt kõik mikroettevõtted. Kõige suuremad kirjastused traditsiooniliselt juba on õpikukirjastajad. Varem Bitkoolibri olid suhteliselt sarnases suurusjärgus, praegu on seal vahe tekkinud, siis on seal teises grupis kusagil Varrak ja siis on umbes 3 kirjastust järgmises grupis ja siis kõik ülejäänud on aastane käive on alla 1 miljoni juba. Nii et need, mis punased on need, kes on juba pankrotti läinud või tegevuse lõpetanud. Ma ütleks, kuigi aasta ei ole läbi, ma usun, et selle aasta kokkuvõtte saab tõenäoliselt see olema, et sellest esikümnest ma arvan, et seal on päris mitmed on tegelikult majanduslikus mõttes miinuses. Nii, kui 2010. aastal oli selline tavaline tiraaž umbes 1000 eksemplari, siis praegu on ta pigem 700-800
ja igasugustel erialakirjanduse raamatutel ja spetsiifilistel väljaannetel ei ole haruldane, kui on 200-300 juba. Nii et see on ka see loogika, kust me siis jõuame ütleme hinnaküsimuse juurde hiljem, aga huvitav, mida täna on korra juba mainitud ka või isegi mitu korda, on see võõrkeelse kirjanduse müük, mis on kõikides kettides selgelt kasvanud. Me näeme suurtes raamatupoodides tekib tasapisi juurde riiuleid, kus on ainult inglisekeelsed raamatud. Täpseid numbreid ei avaldata, aga kusagil Eesti poodides võib see olla seal kusagil 15% kandis. Juttu on just inglisekeelsest raamatust, mitte venekeelsest. Ja lisaks on siis see, mida tellitakse internetist, peamiselt Amazonist, kes mitte kunagi ei avalikusta oma andmeid. Nemad on väga tuntud siukse salastatuse poolest. See on üks minu lemmiknäide nüüd, et kui räägitakse sellest, et kuidas võidelda inglise keele mõju pealetungi ja kõige muu sellega, et siin on nüüd näha selline noorte kirjanduse ja romantilise kirjanduse müügilett ühes poes, aga võib-olla siin alguses tundub, et tegemist on ingliskeelsete raamatutega, ei ole. Need pildid ja järgmise lehe pildid ka on tehtud Saksamaal ja Austrias. Nad kõik kirjastajad on tänaseks päevaks alla andnud ning kõik pealkirjad on inglise keeles. Raamatud seest on saksakeelsed veel, kuid raamatute kaane, tekstid, pealkirjad kõik on juba inglisekeelsed ja mis veel huvitavam, küllaltki suur osa nendest raamatutest on saksa autorite raamatud. Need ei ole tõlked kõik üldse. Nii et, ja nad on seda ise öelnud, et see on ainus viis panna kedagi neid lugema, sest kui nad panevad selle puhtalt saksakeelsena, neid ei taha keegi. Ja kui me nüüd võrdleme siis 100 miljoni kõnelejaga keelt ja siis miljoni kõnelejaga keelt, siis võib-olla see ka iseloomustab selle eesootava ja praegugi oleva töö keerulisust. Siin on siis nüüd põhimõtteliselt sama asi, et ainultki vahe on see, et ei ole enam kõik noortekirjandus, vaid siin on nüüd ka nii-öelda täiskasvanute raamatud või selline romantika ja meelelahutuskirjandus ka sinna täpselt sama nähtus jõudnud. Ka siin osad nendest raamatutest on tegelikult kirjutatud saksa autorite poolt, aga lihtsalt tegemist on niivõrd globaalse probleemiga hetkel. Siis väikene hinnavõrdlus. Võtsin 4 suvalist raamatut, ülemine rida näitab siis hinda Eesti raamatupoes, alumine rida näitab siis hinda Kesk-Euroopas. Nii et ja siin nüüd ei saa kahjuks või õnneks rääkida ei kirjastusega, isegi ka eriti nagu poeahnusest, vaid põhiline probleem on siiski tiraaž. Kui tiraaž langeb ühe allapoole teatud taset, mis ma ütleks on kusagil seal võib-olla 600-700 eksemplari juures, kui juba sealt allapoole hakkatakse tulema, siis hinnad lähevad lihtsalt niivõrd hüppeliselt üles, et kõik need kulud tuleb jagada ära niivõrd väikse tiraaži vahel. Et meie olevik ja tulevik on üha kallimad raamatud. Ja kuigi selle juures tuleb siiski silmas pidada, et kui arvestada keskmise raamatu hinda keskmisest palgast, siis nii uskumatu kui see ei ole, tegelikult on raamatud muutunud odavamaks kui 20 aastat tagasi. Aga kuna inimestel on selline psühholoogiline tunnetus, kui palju raamatu eest nad tahaksid maksta ja näevad välismaal olevat hinda, siis see ei ole piisav põhjendus. Ja siis võib-olla selline natukene tunnetuslik küsimus. Mis on see, mis ei ole enam moes? Tuleb öelda, et kindlasti ei ole moes suurem osa ilukirjanduse klassikast. See on nüüd natukene küsimus, et raamatust, et me oleme siin täna juba sellest koolikirjandusest palju rääkinud. Ma ise olen täiesti veendunud, et sellest kohustuslikust soovituslikust kirjandusest meil pääsu ei ole. See on täiesti paratamatu lahendus ja seda tuleb ka edaspidi jätkata. Aga küsimus on konkreetsetes nimetustes.
Ja noh, me ju teame, et sisuliselt igas koolis on see nimekiri küllaltki erinev. Ja seetõttu ma olen üsna palju kohtunud ka kirjandusõpetajate, raamatukogu inimestega ja nüüd nende raamatuklubide inimestega. Ja see ikkagi näitab seda, et väga palju sõltub kindlast õpetajast, väga palju sõltub kindlast koolist, väga palju sõltub sellest klassikomplektist. Et mina julgeks isiklikult ennustada, ütleme, enda tuttavate laste pealt, et milline tegelikult see laste lugemise kindel eelistus praegu on, aga täna me oleme seda juba kuulnud, et kuhu poole see asi liigub. Väga selgelt langeb praegu aimekirjandus. See ei ole ainult Eestis, see on kogu maailmas nii ja siin ühel järgmisel lehel ma toon seal ühe teise seose sisse, miks see nii on, aga see on küllalt palju ilmselt seotud sellega, et raamatu asemel võetakse see sisu podcastist, YouTube'ist, dokumentaalfilmidest, nii edasi. Et kõik Euroopa ja Ameerika kirjastajad kurdavad praegu selle üle, ajalugu, populaarteadus, kõik sellised teemad väga-väga teravalt languses praegu. Kokaraamatud juba siin mitmed aastad on kolinud YouTube ja mujale, et väga selgelt languses juba tükk aega. Ja noortekirjandus on selline huvitav teema, et Eesti kirjastused on sisuliselt loobunud noortekirjanduse tõlkimisest, kuna ei ole võimalik võidelda ingliskeelse lugemisega, et kes neid loevad, ostavad selle inglise keeles, nad tahavad näidata ka teistele, mul on see inglise keele, mul on see täpselt selle kujundusega, nii edasi. Et neid reeglina see eestikeelne raamat ei huvita. Kui teha noortekirjandust, siis pigem Eesti autori oma. Ja eraldi probleem on viimasel ajal üha rohkem lastekirjandus, sest vanasti oli selline, ma ütleks paljudes riikides selline ütlus, et lapsed on nagu see viimane koht, kust kokku hoitakse. Ma ütleks, et enam nii ei ole. Lastekirjandusel on probleemiks muutunud see, et hind on muutunud väga kõrgeks ja ostetakse siis peamiselt kahte tüüpi lasteraamatuid hetkel. Et ühed on siis need, mis on selline kooliklassika, mida teatakse Iidamast, Aadamast, ükskõik, kas ta on siin Sööbike pisik või midagi muud säärast. Siis on natukene sellised mõned väga tugevad autorid, kes lihtsalt on väga populaarsed, aga sellel keskmisel lasteraamatul läheb praegu pigem väga halvasti. Ja probleem on selles, et tema hinna ajab üles see, et ta peaks olema teoreetiliselt enamasti värviline ja illustreeritud. Illustratsioon on väga kallis ja enamik ostjaid ei hooli sellest, et see on mingisugune auhinnatud illustraator, nad ostavad sealt selle odava Hiinast trükitud raamatu. Siin on nüüd selline suhteliselt nadi maha pildistatud graafik, mis näitab, mis on toimunud Skandinaavias. See sinine joon siin, mis on ehk näha, see näitab seda, kuidas on kukkunud paberraamatute turg Skandinaavias viimase 10 aastaga. Ja see punane joon siin näitab siis seda, et mis juhtus siis audioraamatutega. Aga ühesõnaga, nad võtsid vastu põhimõttelise otsuse, et minna üle nagu rohkem audioraamatu mudelile. Ehk et paberil läheb pidevalt halvemini ja Soomes näiteks on paljudel raamatutel juba üle 50% tarbijatest tuleb audioraamatust. Aga selle häda on see, et see raha, mis siin on, see näitab selle käivet aastas raamatuturul. Aga see raha ei lähe autoritele, see raha ei lähe kirjastustele, see läheb põhiliselt vahendajatele. Väga suur osa sellest läheb vahendajatele. Ja audioraamatute tülid võib olla selline tulevik, kus siis küsimus on selles, et mismoodi seda raha jagatakse, kui see kunagi tõuseb üldse nii palju. Ja audioraamat näitabki seda, mis on praegu see, mida nagu loetakse palju. Audioraamatus loetakse kõige rohkem lihtsat ilukirjandust, krimi,
ja romantikad või siis see uus õudne žanr nimega romantasy, mis on siis romantika ja fantasy selline ühend. Ja see nagu korjab seal selle koore. Aga küllaltki kehvasti läheb audioraamatus jällegi sellel aimekirjandusel, küllaltki kehvasti üllataval kombel läheb ka näiteks eneseabil ja ka laste ja noorte raamatutel audioraamatus läheb üsna kehvasti. Nende protsent on seal selgelt alla 10. Milline on siis see Eesti lugeja? Ma ütleksin, nagu tänagi on juba kostnud, ta on kas keskealine või üle keskea Eesti naine. Poiste ja meeste lugemishuvi langeb nagu kivi. Ma toon siit ühe huvitava väikese näite, mida saab kasutada siis sellist asja nagu laenutussüsteemi RIX. Ma ei tea, kui paljud on seda kasutanud, aga seal saab vaadata iga raamatu laenutaja portreed vanusegruppide ja soolõikes. Ja siin on 2 väga erinevat raamatut. Üks on siis vasakul, on Eesti üks laenutatumaid raamatuid Valeri Perrani Lilledele värsket vette, mille graafik näitab seda, et selle lugejatest 95% on naised. Ja suure vaevaga leidsin ka ühe raamatu, millel oli rohkem mehi lugejate hulgas, mis oli siis raamat pealkirjaga Joomahullu päevaraamat. Nii et enamike populaarsete raamatute puhul kõver on sarnane sellega. Ütleme näiteks võtame siia veel Urmas Vadikuu teine pool, seal on umbes 91% naisi ja 9% mehi. Kui sa tahad olla edukas kirjanik, kirjuta naistele. Kokkuvõtteks ütleksin selliseid tiraažid langevad, hinnad tõusevad, raamatute sisu muutub pidevalt lihtsamaks. Huvitav on see, mis nüüd hakkab juhtuma audioga, mis toob kindlasti uusi tarbijaid, kes enne väga ei tahtnud raamatute juurde tulla, aga ma olen täiesti kindel, et sellega tekivad ka igasugused huvitavad uued tülikohad. Mida võiks siis teha? Raamatud on Eestis natukene nagu põllumajandus. See ei ole majanduslikult mõttekas valdkond, see on võimalik ainult dotatsioonidega. Aga kui teatrid saavad 50% oma eelarvest riigilt, siis meie saame alla 5%. Raamat tuleb rohkem vinna sinna, kus lugejad päriselt on, formaadi küsimus, see, kus nad saavad infot. Väga tähtis on hoida rahvaraamatukogude süsteemi, sest ilma selleta lugejad kaovad veel kiiremini ja täpselt samamoodi see käib ka selle kohta, milline on kirjandusõpe koolides. Ilma selleta kaob kõik palju kiiremini. Ja ärme tee lihtsalt sellised lihtsad plakatikampaaniad, et lugemine on lahe, sest nendest nüüd küll abi ei ole. Ja sellega ma lõpetaksin. Aitäh. Palun, küsimused? Jah, Marek. Aitäh, huvitav. Uudishimu küsimus, et selles pildis oli natuke puudu kirjastus ja ma küsin, kas sa oskad äkki peast öelda, et kui raamatu tiraažid langevad, kas kirjastuste hulk kasvab või milline on see olnud nagu viimase, 10 aasta dünaamikas ja kas sul on ka mingi seletus, et arvestades kõiki need numbreid ja näitajaid, meil on ikkagi minu meelest päris meeletu hulk kirjastusi, kes Eestis tegutseb? No sellised kirjastajad, kes teevad aastas üle 20 raamatu, ma arvan, on umbes 25. Ma olen umbes sarnast ettekannet mõnedel rahvusvahelistel kirjastajate üritustel näidanud, siis nad on ikka küsinud, et mismoodi te üldse täpsemalt elate ja siis me ütleme ise ka täpselt alati ei tea. No pidevalt käib selline otsimine, et kas on mingisugune uus valdkond, teema või nipp, millega siis korvata seda, mis nüüd jälle ära kukkus, sest pidevalt nagu kukub midagi ära. Uusi suuri kirjastajaid võib-olla viimase 10 aasta jooksul minu arust ei ole väga tulnud, et pigem on sellised väiksed keskmised, kes tulevad, kaavad, aga eks valdkonnas on ikkagi selline, ma ütleks, tasahilju kidumine ikkagi on, et kui siin nüüd tõesti üks õpikukirjastus välja, et keegi ei kasva.
Aitäh väga huvitava ettekande eest, et ma küsiksin korra e-raamatute kohta, ma siit väga ei jäänud see kõlama, et kuidas kirjastajad näevad e-raamatute müüki ja ma lihtsalt küsin sellepärast, et ma ise olen üsna patoloogiline e-raamatu või just selle formaadi kasutaja ja ma näen seda, et väga sageli ei ole nagu nendest asjadest välja antakse e-raamatut, et kas see on nagu nii marginaalne või mis see probleem nendega on, et kas oskad kuidagi kommenteerida? No lühivastus on, et jah, ta on üsna marginaalne, et see on mõni protsent, et siit natukene käis ka sellest lugemisuuringu aruandesse korra läbi. Et ta on ikkagi väga väike, et sellesse lihtsalt ei tasu väga tihti panustada, eriti kui sul on vaja teha ikkagi mingi uus lisakulu, et tihti arvatakse, et sellega ei ole kulusid, et kuna sa ei trüki raamatut paberile, aga seal on tihtipeale vaja teha mingisugused erilepingud selle formaadi kohta ja nii edasi, siis seal ikkagi tekivad kulud. Et pigem ei oota sealt mitte midagi. Et me ootame võib-olla seda, et mul on tunne, et audiol on rohkem lootust kui eel, et seisab ja seisab ja seisab, seal ei ole märkimisväärset kasvu juba üle 10 aasta. See mõni protsent sellest turust, et kindlasti alla 5. Et me oleme märganud, et need, kes kasutavad, on küll väga kirglikud, aga neid on suhteliselt vähe, et me vahel võrdleme neid selliste on siuke nähtus, on siuke ulmeraamatute fännid, et nad on sellest üldisest lugejaskonnast väga väiksed, aga kui uus raamat tuleb, siis esimesed 2 nädalat nad ostavad hästi aktiivselt ja siis pärast seda on täielik vaiku. Et see on natuke sarnane nähtus meie jaoks. Aga jah, ma unustasin ainult ühe ära natuke teisest teemast hoopis, aga et kui oli juttu sellest lugemisuuringust, siis minule jäi sellest kõige rohkem meeldi see number, et 36% vist oli, see 36% mehi ei loe mitte kunagi mitte ühtegi raamatut ja see kasvab. Naistest oli see vist kas 18 või 19, nii et seal on jah siukene huvitav nähtus, nii et meil on siukene tohutu ports inimesi, kes nagu ei puuduta raamatut sisuliselt mitte kunagi. Aitäh veel kord!